kullaseid, lõbusaid kevade viise. Nõlvakud sulavad, ojaveed vulavad, kevad end kõikjale laotab. Metsale ja aiale, väljale, laiale, lilli ja rohelust jaotab. Ning kraavi servale, põõsaste kõrvale, pillub ta kaunilt ja kärmelt. Siniseid, punaseid, kollaseid, kullaseid, lõbusaid kevade värve. Selliselt alustasime siis järjekordset Viimsi Viva virtuaalklubi saadet, mis on juba järjekorra numbriga 9:30 ehk siis 5. Kell on saanud vahepeal 8 õhtul, on 7. mai kuupäev aastal 2020. Emadepäev ei ole mägede taga ja seoses emadepäevaga tänasel õhtul lahutavad meie meelt mitmed väga tublid noored tegijad. Ja nagu tänases saate esimesest loost juba tähele panime, siis tänapäeva noored oskavad lisaks mõminaräppi ja tümakale teha ka stiilset muusikat. Daamid ja härrad, tänases saates siis tõepoolest esinevad meile Maire Eliste muusikakooli laululapsed. Tänases saates me käsitleme päris mitmeid teemasid, mis on seotud meie koduvallaga nii otseselt kui ka kaudselt ja loomulikult ei saa me üle ega ümber reisimisest. Nimelt täna lähme üle mere. Samuti sukeldume interneti ja üleüldse IT-maailma väga-väga hoomamatusse avarustesse ja kindlasti räägime ka spordist. Aga alustame ikkagi sellega, et meie tänane esimene külaline on meie Viimsi valla piirkonnapolitseinik ehk siis Maria Bulak. Ja võib-olla alustakski tänast jutuajamist, nii nagu ma ei tea, kuidas teil tavaliselt, Maria, alustatakse juttu, et keskus siin või kuidas teie nagu ühendute oma kolleegidega? No kui patrullis olla, siis korrapidajale ehk siis meie ütleme ristile, et risti 889 alustas vahetust. No, sellised omapärased paroolid on teil. Aga räägime natukene ikkagi elust-olust meie koduvallas just seoses selle eriolukorraga, mis on nüüd peaaegu 2 kuud juba kestnud. Pisut mõned üksikud päevad vähem kui 2 kuud. Ja kuidas on meie valla elanikel läinud sellel ajal, et kuidas nad on ennast üleval pidanud? Üldiselt on hästi ennast vastu või on hästi ennast üleval peetud, et inimesed on sõnakuulelikud ja ei ole midagi nagu ette heita, et eks ikka 2+2 reeglit rikutakse ja see on meil põhiline selline väljakutsete põhjus. Et muidu ülejäänud kõik süüteod, kui me räägime avalikust korrast, vargusest, kaklused, et need väljakutsed, neid on Viimsi valla inimesed kaklevad? No aeg-ajalt ikka juhtub. Need on pigem üksikud juhtumid, aga ikka. No võrreldes tavaolukorraga, kas on muutunud ka nüüd nii-öelda politsei poole pöördumiste profiil? Kas inimesed pöörduvad teie poole nüüd teiste muredega kui tavaliselt või olukord on ikkagi üsnagi stabiilne? No nagu ma juba ütlesin, et see 2+2 piirangute rikkumine, et see on põhiline põhjus, miks politseisse helistatakse. Ja muidugi lähisuhte vägivald on see valdkond ka, kus meil alati tööd on
et kahjuks peab ütlema, et kuritegude arv siis lähisuhtevägivallas, see on tiba suurem, kui see eelmisel aastal samal perioodil oli. Aga ülejäänud kõik süüteoliigid on languses. See on loomulikult väga hea uudis kuulda ja ma jätkaksin meie jutuajamist ja küsiksin sinu käest ka seda, et nüüd alates 4. maist on siis nüüd lubatud kasutada ka mingil määral erinevaid spordirajatisi, et kuidas meil Viimsis sellega on, et millised on need eeskirjad, kuidas peaksid inimesed käituma seal ja millised võib-olla sinu poolt soovitused oleks siis? Viimsi vald 5. mail andis välja uue korralduse, millega siis lubatakse jõuväljakutel ja tennise väliväljakutel treeninguid teha. Aga arvestama peab siis, et 10 inimest korraga ja tuleb järgida 2+2 piirangut. Ja samuti siis on avatud skatepargid ja näiteks korvpalliväljakud, kus ei ole aedasid ümber, et need spordiväljakud, kus siis ikkagi aiad on ümber, et seal saab teha ainult korraldatud treeninguid treeneri juuresolekul. Ja veel on kinni mänguväljakud, laste mänguväljakud, et need on veel kinni kuni eriolukorra lõpuni. Nii et lapsed mänguväljaku asemel ikkagi spordiväljakule. Niimoodi tuleb tervis, niimoodi tulevad oskused. Ja, aga järgima peab 2+2 piirangut. Just. No nagu me näeme, siis tegelikult oled sina ka praegu ühes nii-öelda noorte seas kuumas kogunemispaigas ehk siis Viimsi kooli taga asuvas skatepargis, Karulaugu spordihoone ja Viimsi kooli vahelises alas. Et kuidas on meil olukord seal noorte kogunemis nii-öelda paikades, kuumades kohtades? Millised on olustikud seal, et millised võib-olla murekohad seal on või vastupidi? No, täna siin näiteks 2 tundi tagasi, kui ma siia esimest korda tulin vaatama, et kuidas olukord on, et siis tuleb tunnistada, et siin korraga oli 30 noort, tõukeratturid, rulatajad, jalgratturid. Et korraga liiga palju, liiga lähedal, üksteisele ei peeta sellest 2+2 kinni, et tuleb korrale kutsuda. Ja teistes skateparkides pargiteel ja et on sama lugu olnud, et on palju rahvast olnud, et siis ja samuti ma olen näinud, kus siin siis tehakse treeninguid, et natukene rohkem korraga kui 10 on olnud, aga siis väike märkus ja teevad korrektuurid. Kas on nagu tunda ka seda, et inimesed hakkavad sellest kriisist juba nii-öelda väsima ja võib-olla tahavadki juba enam nagu kokku omavahel saada ja rohkem viibida või tegelikult ikkagi inimesed on mõistlikud ja kui juhtida tähelepanu siis nagu reeglitele, mis hetkel veel kehtivad, et siis võetakse kuulda ja ei ole nagu sellist torinat või sukest mittenõustumist? On mõistlikud, et kui neile läheneda ja siis hakata rääkima, siis et nad juba kaugelt näevad, et nad võtavad ise selle 2-meetrise vahe ja lähevad kahestesse seltskondadesse täiskasvanute puhul samamoodi, et ja noh, pikemalt nendega arutledes, siis ikka öeldakse, et millal see lõpeb, et head vastust ei ole, aga nad kinnitavad, et nad saavad aru. No, minu käest on küsinud nii mõnedki vallalenikud ka seda, et Viimsi on ilus mereäärne kant ja meil on üsnagi head teed ja see omakorda meelitab siin ka lähipiirkondadest ja võib-olla natuke kaugemaltki mõnel õhtul päris suurel hulgal erinevaid transpordivahendite armastajaid, kes siis kangesti tahavad siin oma summuteid pläristada ja natukene kiiremini sõita. Et kuidas teie nagu selle olukorraga nagu toime olete tulnud siiamaani, et kas teil on mingid plaane ka? Kui te
peate silmas mootorrattureid, siis ja et see on igakevadine probleem, ilusate ilmadega tullakse siia sõitma. Et me oleme teinud seda, et me oleme lihtsalt mootorrattureid kinni pidanud ja siis neile selgitanud, et mitte kiirust ületada, et see on selline nagu ennetav tegevus ja siiamaani kõik, keda ma olen kinni pidanud, siis nad on ka olnud väljaspoolt, et ei ole Viimsi mootorrattureid veel kohanud, kinni pidanud, aga teised tulevadki siia sõitma ja kinnitavad, et nad peavad piirangutest kinni, et ega siin muud moodi ei saa, et kui ikkagi keegi kihutab, siis tuleb helistada 112 ja siis patrull püüab. Selge. Aga aitäh sulle sellise põgusa ülevaate eest seoses siis eriolukorraga ja selliste tähelepanekutega politsei poolt. Et see oli siis meie tänase saate esimene külaline, Viimsi valla piirkonna politseinik Maria Bulak. Meie aga lähme saatega edasi ja juba mõne hetke pärast siirdume tõepoolest siis nii-öelda mere taha. Aga enne veel laulab meile Mirje Lanniloo järjekordse laulu. See laul, mille esimesed noodid väiksena lauldes nüüdki helisevad kõikjal mu sees. Peale kooli vaid bändi proovi, sel ajal miskit muud ei soovinud. Minu maailm oli see. Unistusi täide viib aeg, ära peatu poolel teel, uus algus ootab ees. Seisan oma teel veel alguses, kaugustesse silmapiir mind viib. Ei usuks oma silmi, kui ennäen, et kunagi ma seista võiksin siin, mida soovisin kord, millest unistasin siis, on äkki kõik mul käes. Puhta lehena alustad jälle, näeb purunemas taas õhulosse, mida endale lood. Siis kui sinine taevas musta pilved su ümber koondab, iseendale lootma vaid pead. Unistusi täide viib aeg, ära peatu poolel teel, uus algus ootab ees. Seisan oma teel veel alguses, kaugustesse silmapiir mind viib. Ei usuks oma silmi, kui ennäen, et kunagi ma seista võiksin siin, mida soovisin kord, millest unistasin siis, on äkki kõik mul käes. Ilus, pole midagi öelda. Viva virtuaalklubi, Viimsi Viva virtuaalklubi saade number 5 läheb edasi ja nüüd siirdume meie järjekordse külalise juurde. Selline siis loomulik ja kena video intro on meil tehtud.
Ja nagu nägite, siis tegemist ei olnud Miami Beachiga ega ka Nizza mingisuguse rannaga, vaid meie enda kauni paigaga, ehk siis kauni saarega nimega Prangli. Ja teisel pool liini ongi meil otseühendus meie Prangli saare elanikuga, kes on ühtlasi ka Mardi Puhketalu juht ja ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Prangli Laurentiuse koguduse juhatuse liige Taavi Lindholm. Tere õhtust, Taavi! Tere õhtust! No ma vaatan, et päike paistab ilusasti, linnu häält ei ole küll kuulda ja ka tundub, et tuult ei ole. Räägi meile, kuidas on elu saarel olnud nüüd viimastel nädalatel, kui mitte öelda kuudel, seoses just selle eriolukorraga? No eks ta on muidugi teistmoodi kui üldse kunagi varem minu eluaja jooksul. Talvel tuleb jää, oleme jäävangid, ikkagi inimesed liiguvad mingil määral helikopteriga või millegiga, aga jah, selline olukord on esmakord. No kui ütleme siis niimoodi, et millal sa viimati suurel maal käisid? Kui see eriolukord välja kuulutati, siis jah, selle aja jooksul ühe korra olen käinud nüüd lõpupool eriolukorra lõppu. Natuke aega tagasi käisin oma väikse paadiga, panin linnaautole suverattad alla ja kui saime teada, et lapsi enam kooli ei lubata sel õppeaastal Viimsi gümnaasiumis, siis käisime poja asjad, tõime Randverest ära ja rohkem pole mandril käinud selle aja jooksul. Kas ka mandrirahvast on sattunud nüüd eriolukorra ajal saarele või ikkagi on ikka täitsa nagu noaga lõigatud? No neid, kellel suvemajad on ja selliseid, et päris külalisi, turiste, võõrast rahvast ei ole kedagi. Kuidas siis Prangli saare püsielanikud selle olukorraga toime on tulnud? Kas on ka ikka selline distantseerumine teineteisest toimunud või vastupidi, et on nagu seljad kokku pandud ja vaadatakse ikkagi pigem optimistlikult tulevikku? Eks tänapäeva internet annab head võimalused, kaupa saab internetist tellida, laev käib ikkagi kaubareisid, teisipäeva hommikul toob kaubapoodi, reede hommikul toob kaubapoodi ja nüüd pandi veel neljapäevane reis ka juurde, et kohalikud saavad ikkagi linnas käia ka vajadusel. No sina pead ka Prangli saarel Mardi Puhketalu. Räägi meile, et kuidas on see koroonakriis mõjutanud sinu äritegevust? No eks meil on ka palju broneeringuid on nüüd suve alguses on tühistatud ja osa on tõstetud nagu augustisse ja sinna suve teise poolde. Ja... Kas see koroonakriis on andnud sulle siis võib-olla inspiratsiooni mingisuguseks ärimudeli muutmiseks või oled lihtsalt praegu nagu tänu sellele, et on rahulikum periood, saanud rohkem teha sellist taustatööd? Eks oleme teinud selliseid töid, mis muidu ajapuudusest on tegemata jäänud ja siin saare peal on tööd ja tegemist leiab igalt poolt, et 2 talu on vaja korras hoida ja igavust ausalt öelda ei ole tundnud. No oled tuntud tegelikult ka kui ju üsna arvestatav kalamees. Räägi meile, kuidas on koroonakriis mõjutanud kalade käitumist. Kas nemad hoiavad ka 2x2 meetrit vahet oma vahel või ikka käivad ikka ilusti koos parvedena ja jäävad ilusti ka võrku? Nendel on kord nii, kord naa, eks Viljas ajab need parved laiali. Viljas valvab, et nad ei tule liiga lähedale üksteist. Viljas on siis nagu nende piirkonna politseinik. Aga kui me just praegu tulimegi meie eelmise külalise juurde, ehk siis meie piirkonna politseiniku juurde, siis küsiks ka seda, et kuidas olukord on just nagu selle poole pealt Prangli saarel, et kas on nagu kuritegevust üldse seal või ei ole? Ei, õnneks mitte, et väga harva, kui midagi juhtub. Üks sauna aken oli läinud eile katki, et nüüd käib selle uurimine. No tõenäoliselt kööti üle lihtsalt, ma arvan. Nagu ikka need saavad lähevad. Just, aga tuleme tagasi sinu selle kalastamise juurde ja räägi, millist kala tänapäeval üldse sa saad, kui lihtne on sul kala saada ja mida sa sellega peale hakkad? No praegu torska natuke õnnestub saada ja mõned kilud sinna vahele, aga ega see kalamehel kerge pole, ülged kimbutavad ja mõnikord on natukene, mõnikord ei ole üldse. Mõni hea päev juhtub ka vahele, aga seda viimasel ajal ikkagi arva. Ja mida kõike hõrgutavat kannatab teha kalast, mida on siis Prangli saare läheduses püütud?
tursast teeme praadi, kotletti, suitsu, kilu muidugi on hea. Saarel on niisugune komme, et värske kilu pannakse kohe süte peale. Süte peal röstitakse nagu ära ja see on nagu saare rahva nagu niisugune lemmik. Ja erinevatel aastaaegadel on erinev kala ja saare rahvas on ikka harjunud kala sööma. Igasugu huvitavaid asju annab sellest välja mõelda ja teha. Millise tegevusega lapsed oma vaba aega sisustavad praegu seal Pranglil olles, kui ei saa koolis käia? Lapsed vaba aega ikkagi looduses. Kevadel on juba ilusad ilmad, päike särab ja nagu ikka maast madalast maatööle, et kaasame lapsi ka õue igasugustest aiatöödesse ja tegemistesse. Ja muidugi jah, koolitöö on nende jaoks kõige tähtsam töö. Et sellega nad saavad kenasti õnneks ise hakkama. Meie pere lapsed on 16 ja 10 ja 5, et Mattias õpib Viimsi gümnaasiumis 10. klassis ja Anna-Maria Prangli põhikoolis 5. klassis ja lapsed on tublid, et nemad saavad oma õppetöö ja nutiseadmete ja arvutitega kõik ise hakkama, nii et meie ei pea väga nagu abistama. Väike õde ütleb, et ei ole nagu koolimajas, et õde ja vend on kodus küll, aga mängida ikka ei saa. Aga õhtupoole saab mängida. No ja kokkuvõtteks siis võib-olla nendele inimestele, kes ei ole väga tihti või üleüldse pole veel Prangli saarele sattunud, aga nüüd, kui piirangud ikkagi leevendatakse ja inimesed pääsevad liikvele, et mida siis ikkagi on ühel inimesel oodata Prangli saarelt? Eks meil on ikka see sama vana asi, kaunis puhas loodus ja matkad ja saab pikemaks jääda, ööbida, sauna ja kõike, mis proovime pakkuda. No igal juhul mina peale tänast saadet siis lähen ikkagi proovin kuidagi hääletada ennast mõne paadi peale ja külastadagi Prangli saart, mida soovitan ka teile, kallid televaatajad. Aitäh, see oli meie tänase saate teine külaline ehk siis Prangli saare elanik, ühtlasi ka Mardi puhketalujuht ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Prangli Laurentiuse koguduse juhatuse liige. Nagu öeldakse, et heal lapsel mitu nime on ju. See oli Taavi Lindholm. Juba üsna pea oleme tagasi külaliste juures, aga praegu jätkame muusikaga. Iga unistuse sees oma jõud on mõtetel, milles igatsustega tuleb ära arvata, mida ootab maa. Soovide pool on juba õisi teatab tuul, nii suur on unistus, ta sinu julgus annab hoop. Lapse põlve muinas loos, kui sa õnne kaevust jood, oma enda saadust lood, pole võimatu su soov. Sa ju tead ja näed, soovide pool on juba õisi teatab tuul, nii suur on unistus, ta sinu julgus annab hoo. Siis kutsun ma teid salaõeda tormi eel, kaitseb meid unistus ja kõige kaunim õnn on see. Mõtetes, oma tunnetes, oma teelood, mõtetes, oma tööd, nii teed sa. Soovide puul on juba õisi teatab tuul, nii suur on unistus, ta sinu julgus annab hoo. Siis kutsun ma teid salaõeda tormi eel, kaitseb meid unistus ja kõige kaunim õnn on see. Siis kutsun ma teid salaõeda
No vaadates tänaseid etteasteid meie muusikalise poole pealt, võib küll öelda, et nunnumeeter on täiega põhjas. Ja põhjus sellele on ju tegelikult ju see, et meile tänases saates esinevad Maire Eliste muusikakooli, laulukooli lapsed ja sellega me juba oleme nii-öelda alustanud ka mõnes mõttes sellist emadepäeva tähistamist. Aga tõepoolest praegu laulis meile Anneke Lainevool, aitäh talle veel kord ja mis siin salata, et tänaste laululaste etteasted ei oleks saanudki teoks, kui poleks Maire Elistet ja tema soovi õpetada lastele muusikat. Nüüd saamegi Maire endaga suhelda. Tere õhtust, Maire! Tere õhtust! No küsime kohe sinu käest, et kuidas on kriisiaeg mõjutanud ka nii-öelda noorte soovi laulda, noorte soovi muusikaliselt ennast harida ja koos käia või kuidas on ta mõjutanud siis sinu kooli tegevust? Jah, no tegevus on halvatud. Muidugi need Zoomi vahendusel proovid ei ole täisväärtuslikud, see on selge. Aga siiski kõik kollektiivid on käinud proovides. Pisikestest, eelkooliealistest võib-olla kõige vähem, sest nemad on seotud oma vanematega, kes soovib ja kes ei soovi seda laadi tööd. Aga need lapsed, kes siin praegu laulsid, need laulavad ka lastekooris ja need on kõik käinud proovis iga nädal. Ja on ka meie täiskasvanute kammerkoor, nii et ikka kuidagi läheme edasi. No vot just tahtsingi tegelikult küsida, et need inimesed, kes Maire Eliste laulukooli või muusikakooli kohta võib-olla kõige rohkem infot ei oma, et võib-olla siis räägikski natukene täpsemalt, et millal tekkis sul see mõte teha selline tore ettevõtmine ja kuidas on ta arenenud ja kui palju sul praegu õpilasi on? Tähendab, mõte tekkis mulle olles muusikaõpetaja Prantsuse lütsemis ja seal tuli väga tihti igasuguseid esinemisi ja aktuseid ja korraldadavat muusikaõpetajal. Tol ajal oli üldse 2, üks oli algklassides ja mina olin siis kõrgemal pool õpetaja, nii et kogu aeg sai tehtud õhtu kella 10 solistidega tööd ja muidugi koorid ka. Ja sealt tekkis see mõte, ma tükk aega kõhklesin ja kahtlesin ja kas ma ikka julgen ja et kui sa teed erakooli, siis see ju maksab midagi ja tavakoolides saab ju kõik tasuta, kõik ringid ja see oli veel siis see aeg. Aga siis lõpetasin selle ära ja alustasin oma kooliga siin Viimsis just. Tookord Jaan Alver, abivallavanem, tegi selle ettepaneku ja ma alustasin Püünsi koolis. Algus oli 4-5 õpilast ja vahepeal on olnud ligi 200. Nüüd on siiski natukene vähem, aga loodame, et ajad lähevad paremaks ja kõik, kes on siin kadunud lapsed, vahepeal tulevad jälle tagasi. Ma küsiks sinu käest ka seda, et kuna sul on kogemus olemas nii Viimsi laste kui ka teiste piirkondade lastega, et kas meie laste muusikaline maitse näiteks on võrreldes teiste piirkondade lastega erinev ja millist muusikat armastavad meie Viimsi? Ma ei saa küll mingit vahet teha, sest mul on nii Pirita kui Viimsi lapsed ja eks nemad teevad ikka seda, mis õpetaja õpetab ja õpetaja ütleb, aga päris raju rokki ei ole siin keegi soovinud. Ikka me oleme lähedal klassikale ja siis kergemuusika klassikale. Emadepäev on tulekul. Juba eeloleval pühapäeval saame siis seda vahvat päeva tähistada, pakkudes oma emadele ja oma vanaemadele kindlasti ka rõõmu. Ja tõenäoliselt ka teie olete selle peale mõelnud, olete võib-olla ka ette valmistanud. Millised on siis Maire Eliste laulukooli plaanid seoses emadepäevaga aastal 2020, mil möllab koroona? Ja meil oli siin samas armsas raamatukogus ette nähtud 4 kontserti kevadel. Kõik kollektiivid pidid saama ennast näidatud, esinetud. Klaveriõpilased esinesid selles saalis siin ja siis läks kõik kinni. Enam ei saanud kitarr, enam ei saanud solistid ja lõppude lõpuks nüüd vahetult enne emadepäeva oleks meilgi olnud kõikide kooridega siin kontsert. Kahjuks jäi see ära. Aga sellest kontserdist üks laul kõlab veel täna kõige lõpus ja see on just emale mõeldes kirjutatud ja nimi on Kingitus. Eks iga laps ole oma emale kingitus. Siinkohal ma olen sinuga 100% nõus. Ja lõpetuseks võib olla siis ka kerge selline muusikaline soovitus, et mida võiksid Viimsi Viva Virtuaalklubi saate vaatajad siis järgnevatel päevadel nautida? No ikka seda ilusat ilma ja
ja nagu seda vabaduse lähedust võiks nautida ja kuulata head muusikat selle juurde, jah. Selge, aitäh sulle. See oli Maire Eliste ehk siis naisterahvas, kelle käel on õppinud vahvasti laulma kõik need lapsed, kes täna laulavad meie saates. Ja loomulikult on neid lapsi veel rohkemgi. Lihtsalt me kõiki täna ei saanud täna saatesse kutsuda, vastasel juhul oleks saade 24 tunni pikkuseks veninud. Aga meil on ikkagi otsesaate jaoks eraldatud 1 tund aega ja on aeg liikuda edasi järgmise külalise juurde. Ja teisel pool meie virtuaaltelefoni ja teleliini on ei keegi muu kui Unicorn Squadi tüdrukute tehnoloogiaõppe ringi juht ja tema nimeks on Liis Koser. Tere! Tere! No nii, Liis, paari sõnaga räägime sinust ja siis mine sa tea, mida kõike põnevat me teada saame, on ju. Aga sa oled lõpetanud ühe IT-eriala. Mis eriala see täpsemalt oli ja miks just see? No mina olen lõpetanud informaatika eriala ja valisin selle seetõttu, et see annab eneseteostuseks väga palju erinevaid võimalusi ehk need oskused, mida sa seda eriala õppides omandad, on hästi laiapõhjalised ja võimaldavad tegutseda väga erinevates valdkondades. Ja kui nüüd, ma ei tea, jah. Ja, ma kuulan põnevusega, aga okei, ma küsin vahele ka, et vaata, on selline vanast ajast on levinud stereotüüp, et informaatika, IT ja nii edasi on selline käside õlut armastavate patsidega poiste eriala rohkem, et kuidas see tegelikkuses on, et kas IT-s on ainult maskuliinne keskkond või on seal naisi ja kas võiks neid naisi veel rohkem olla? No kui nüüd naistest rääkida, siis hetkel jah, väga palju naisi seda eriala kahjuks ikka veel ei vali. Et Eestis töötavatest IKT spetsialistidest on ainult umbes 21 või 22% naised. Ja põhjused on kindlasti hästi erinevad ja neid on palju, aga üks on ilmselt selline arusaam, et mida see IT tegelikult tänapäeval endas hõlmab. Et viimase 20 aastaga on see ju drastiliselt muutunud ja kuvand, nagu sa ütlesid, et see IT-töötaja on selline patsiga tüüp kuskil keldris, üksi arvuti taga programmi kirjutamas, kel puuduvad igasugused sotsiaalsed oskused. Tänapäeval kindlasti enam nii ei ole. Et on väga palju töökohti, kus IT on mingi teise valdkonnaga näiteks ühendatud, mis nõuavad lisaks näiteks head suhtlemisoskust, eneseväljendust, meeskonnatööoskust, millest naised tegelikult juba nagu loomu poolest on üsna osavad. Oskad sa mõne näite järsku tuua? Kas nüüd Eestist, laiast maailmast? No hea meelega räägiks ikkagi Eestist, eelistaks lausa Viimsi juttu. No Viimsist ma vist otseselt kohe ei oskagi, aga tõsi ta on, et siis kui ikka IT-st räägitakse, siis kõigepealt tulevad meelde ikka need meessooste eeskujud, eriti kui maailma mastaabis rääkida. Aga Eestis on meil küll paar päris tugevat sellist tegijat, näiteks Kristel Kruustükk, Karoli Hindriks, Kadri Tuisk, et väga ägedad ja võimsad naised selles meeste alal. Ja, tõepoolest olen suga täiesti nõus. Aga tuleme nüüd Viimsisse tagasi ja tegelikult ju see teie ettevõtte või teie ettevõtmine Unicorn Squad seisabki ju hea selle eest, et tüdrukud saaksid endale selgemaks nii IT ja ka robootikaalaseid erinevaid teadmisi. Et miks just tüdrukutele suunatud see asi ja mis väärtusi see loob? No ma võib-olla alguses natukene räägin, et mis asi see HK Unicorn Squad üldse on. Ja. Et see on meil MTÜ, mis pakub siis tehnoloogialast huviharidust, aga ainult tüdrukutele. Ja selle MTÜ asutajateks on Kerstin ja Taavi Kotka, kes on samuti viimsilased ja nemad on ühtlasi meie siis selle liikumise suur toetajad. Ja liikumine ise kutsuti ellu seetõttu, et me nägime probleemi. Et kui me enne just rääkisime, et IKT-s on väga vähe naisi, siis täpselt sama olukord on tehnikaalastes huviringides, kus 10 poisi kohta on grupis heal juhul 2 tüdrukut. Tavaliselt on 1. Ja see on probleem. Ja me mõtlesime, et miks see nii on. Kas tüdrukutele lihtsalt ei meeldi? Kas tehnoloogia ja tehnika ei huvita neid või on äkki õpetamise keskkond vale?
ja me otsustasime proovida siis sellise meetodina, et me õpetame neid ainult tüdrukutes koosnevates gruppides. Ja alustasimegi siis 2018 sügisel siinsamas Miiduranna külas ühes garaažis 17 tüdrukuga. Ja tegime oma esimesed 10 tundi ära ja üllatus, tüdrukud olid vaimustuses. Pidi olema kõige ägedam huviringi üldse. Ja no seda head ideed siis me siis ei tahtnud ainult endale hoida ja tahtsime, et ka teised tüdrukud üle Eesti saaksid sellest kogemusest osa. Ja kohandasime siis oma need tunnid selliseks, et nad mahuksid Omniva sellise pakiautomaadi suurustesse kastidesse ja pakkusime siis võimaluse välja meie vahendite ja meie juhenditega hakata samu tunde tüdrukutele läbi viima siis üle Eesti oma kodukohas või koolis. Ja üsna kohe oli meil siis ka 200 tüdrukut ja hulk vahvaid juhendajaid olemas, kes sellega kaasa tulid ja kursuse lõpus siis samuti vaimustust avaldasid. Ja nüüd siis 1,5 aastat hiljem, on meil juba 1000 tüdrukut üle kogu Eesti. Et me oleme katnud praktiliselt kogu Eestimaa. Ainult 2 maakonda on jäänud siis veel katmata. Viimsi koolides kõikides on olemas, aga kasv on olnud tõesti väga-väga kiire ja tagasiside on olnud väga positiivne. Nii et mulle tundub, et me oleme puudutanud mingit sellist väga õiget närvi ja Viimsist on alguse saanud üks suurepärane algatus. No Steve Jobs koos Steve Wozniakiga alustasid omal ajal samamoodi garaažist ja sellest ettevõtmisest teadupärast siis kasvas välja praegu üks suurimaid tehnoloogiaettevõtteid Apple. No, ega tegelikult ei ole saladus ka, et Bill Gateski oli selline mees, kellele meeldis kangesti garaažis asju ajada ja temast on nüüd siis saanud samuti maailma üks rikkamaid mehi. Milline ettevõte võiks tulevikus välja kasvada sellest Miiduranna garaažist, kus te alustasite? No me oleme MTÜ ehk siis nagu selles mõttes meie ei hakka kunagi mingit suuri kasumeid teenima, eks. Aga me tahaksime jõuda küll sinna, et tüdrukute ja poiste osakaal siis tehnika huviringides oleks võrdne. Et kui praegu umbes seal selles vanusegrupis, kus meie nagu tegutseme, 8–12, on poiste arv umbes 2500 kuni 3000, umbes seal vahemikus on neid poisse, kes tegelevad kas robootikaga või ükstapuha millise tehnika huviringis käib. Ja teil on juba 1000? Meil on tüdrukuid 1000, nii meil on 2000 veel nagu jäänud, et me oleksime võrdsel tasemel nende poistega. No kiire kalkuleerimine ütleb tegelikult, et te olete juba praegu päris edukad selles mõttes, et kui sa alustasid meie juttu sellega, et Eestis on tõenäoliselt suurusjärk 21% naisterahvaid IKT-s on ju, et praegu me vaatame, siis teid on juba praegu 30%, umbes. Nii et no jah, aga need kõik ei liigu pärast sinna IKT-sse, eks ju, me ei eeldagi seda, et kõigist tulevad programmeerijad, aga me saame võtta selle hirmu maha või selle mingisuguse müstilise miski asja, mis neid tüdrukuid seal tehnoloogiast nagu eemale hoiab. No kas või juba see, et tänu teile saavad nad tulevikus võib-olla lihtsamini hakkama robottolmuimeja taltsutamisega näiteks või robotniiduki taltsutamisega või ka miks võib-olla nad ise programmeerivad selle hoopis tulevikus. Miks mitte? Võib-olla küll, jah. Et ega pole ju saladus see, et ega naised on alati olnud väga targad programmeerijad ja enne seda, kui olid robottolmuimed või robotniidukid, programmeeriti oma mees siis neid töid tegema, on ju. Aga tuleme tagasi ikkagi meie majanduse juurde ja hetkel on meil tõepoolest siis selline väga omapärane aeg, mida tegelikult ikkagi paljud inimesed ütlevad, et ei ole kunagi olnudki inimkonnal nii-öelda käsil. Et kuidas sulle tundub, et peale seda, kui nüüd see koroonakriis läbi saab, eriolukord taandub, kuidas saab olema maailmakord nüüd, kui taaskord inimesed saavad rohkem liikuma hakata? Kas me ikkagi jäämegi nüüd selle sisse harjunud mudeli juurde, ehk siis rohkem ajame asju läbi interneti distantsilt või ikkagi isegi IT-inimese seisukohalt arvad sa seda, et inimesed ikkagi tulevad tagasi vana elu juurde? Ei, ma ei arva seda. Kindlasti muutub palju. Mitte miski ei lähe otseselt tagasi selliseks, nagu ta enne oli. Et sellised kriisid on ju tegelikult väga hea võimalus parandamaks asju, mis enne oli kehvasti või töötanud või puudusid üldse, eks. Ja igasugused kitsaskohad tulevad väga hästi välja. Kas või see meie e-õppe, päeva pealt pidid lapsed jääma koju ja hakkama teadmisi hoopis teisel viisil omandama.
väga kiiresti oli laste digipädevus kasvanud ja nüüd me mõistame, et neid oskusi ongi väga vaja. Enne nagu ei tulnud selle pealegi, et see on nii oluline. Ja no IT ilmselt tuleb järjest tugevamalt sisse absoluutselt igasse valdkonda. Eriti tõusevad esile plaanile valdkonnad, mis suudavad oma teenuseid ja tooteid pakkuda distantsilt või võimalikult vähese inimkontaktiga. Ja meie siin seoses oma unicornidega jälgime väga huviga, et mis suunas liigub haridusvaldkond. Et kuidas nüüd edaspidi toimima hakatakse, milliseid uusi võimalusi tekib. Ja me ise samuti tegeleme sellega, et oma tegevust siis virtuaalseks viia, sest nagu hetkelgi kontakttunde teha ei saa, siis selliseid olukordi võib ju ette tulla ka tulevikus, et me peame olema selleks valmis ja väga hea, kui on paralleelselt kohe selline virtuaalne lahendus jätkamiseks võtta. Aga kas sinu arvates ei ole selles ka võib-olla nagu sellist väikest vealust kivi, et kui inimesed nüüd harjuvadki ära rohkem viibima oma mingisuguses kinnises ruumis, suhtlema interneti vahendusel, tõenäoliselt suheldakse üha rohkem ja rohkem erinevate sõnumite teel, et kuidas see nagu mõjub meie nagu sellisele klassikalisele inimese isiksuse mudelile ja ka kuidas see nagu meie vaimse tervisega nagu, millised trikke ta võib sinu arvates teha? No ei tea, liiga vähe on olnud seda veel, aga no ma usun, et inimene on ikkagi niivõrd sotsiaalne loom, et ega ta nagu täiesti sellest kontaktist nagu ei loobu, aga lihtsalt hakatakse rohkem läbi mõtlema, et kui mõistlik on kokku saada, kui mõistlik on võib-olla teha väga lühikesi retki kuhugi, kus on väga palju inimesi koos, et see võimalus, kuidas mingeid olukordi lahendada, on lihtsalt avardunud. Sa ei pea enam sõitma mingi selle suurele konverentsile kohale, et 10 minutit esineda, eks ju. Me näeme, et see töötab ka üle videosilla hästi. No ma ei pidanud praegu tulema ka teile sinna kuskile saatesse kohale, saan teha seda siit samast meie Miiduranna kontorist, eks ju. No ühest küljest on päris kahju. Aga no, kui me rääkisime... Jah. Et kui me juba alustasime rääkimist sellistest IT-lahendustest ja asjadest, siis tegelikult on ju Viimsi vald samamoodi aega kaasas käinud ja on algatatud ka üks päris omapärane ja tore ettevõtmine nimega Viimsi häkk, ehk siis IT-valdkonnast tuntuks saanud häkatonid, kus siis 48 tunni jooksul grupp erinevaid inimesi, erinevaid eluvaldkondasid esindavaid inimesi siis saab kokku ja selle 2 ööpäevaga mõttest saab sisuliselt mingisugune toode või ettevõte, et ka Viimsi vald on siis nüüd üritamas inimesi nii-öelda julgustada oma ideid jagama, et kuidas sa võtad kokku praeguse vaheolukorra seoses Viimsi häkatoniga, et kuidas meie elanikud on selle idee vastu võtnud? No ma käisin huvi pärast täitsa vaatamas nüüd enne seda saadet, et mis seis seal on. Ja no minu arust oli seal väga ägedaid ideid nagu välja pakutud, et minge kindlasti vaatama. Ja neid ideid võiks loomulikult olla rohkem. Et hetkel seal on, võib-olla panen mööda, aga umbes 10 äkki oli või. Et nüüd veel paar päeva on siiski aega, et veel jõuab mõelda, kus kohas see king pigistab ja mis probleem nagu on, mida võiks lahendada ja siis võiks selle idee sinna kirja panna, sest et sa mitte kunagi ju ei tea, et millal sellest häkatoni raames loodud proovilahendusest kasvab mingi selline päris teenus, millest on kasu võib-olla tervele kogukonnale. Vot just tahtsigi tegelikult küsida, et tõenäoliselt on sellised skeptilisema mõttelaadiga inimesi ja mõtlevad, et mis ma ikka oma idee sinna panen kirja, et niikuinii keegi ei taha mind kuulata ja nii edasi, aga tegelikult mida sa soovitaks, et kes ja mis sellest võiks potentsiaalselt kasu saada, millised muudatusi see võib endaga kaasa tuua nii ettevõtjatele, vallavalitsusele või vallaelanikele, et on sul võib-olla mõni kogemus juba praegugi jagada? No loomulikult see kogukonna kaasamine teenuste väljatöötamisel on äärmiselt vajalik, sest et see annab väga hea sisendi siis nagu kaardistamaks, et mis meil puudu on ja millised on inimeste vajadused ja ma väga usun igasugusse kogukondlikku suutlikkusse, et kui inimesed mõtlevad kaasa, võtavad osa, on kaasatud, siis on edu mingisuguse asja teostamiseks praktiliselt garanteeritud. Et kas või meie enda liikumine, et kui meil ei oleks kõiki neid vabatahtlikke üle Eesti, kes meie tunde siis nende trükutega veavad, siis me kindlasti ei oleks suutnud 1,5
aastaga tõusta 17 tüdrukult 1000 tüdrukuni. Või näiteks Eesti on ju tituleeritud on ju kõige digitaalsemaks ühiskonnaks maailmas. Ja kogu meie e-riiklus, mille üle me väga uhked oleme ja põhjusega uhked, on tulnud ju samuti avaliku ja erasektori koostöös. Ehk siis koostöö ja oma ideede kirjapanek ja väljaütlemine on väga, väga oluline. Nii et igal juhul tasub külastada www.viimsiidee.ee nimelist aadressi ja sealt siis kirja panna mõni geniaalne mõte, millest tulevikus võidab inimkond ja universum. Aitäh, see oli meie tänane saate 3. külaline ehk siis Unicorn Squadi tüdrukute tehnoloogiaõppe ringi juht Liis Koser. Lähme saatega edasi. No nii, ja tänase Viimsi Viva virtuaalklubi saate viimane külaline on meil teisel pool liini. Tegemist on siis Viimsi Sport mittetulundusühingu ja ühtlasi ka Pärnamaa külavanema Siiri Visnapuga. Tere, naabrinaine! Tere, Erki! No nii, Siiri, me alustasime sinu intervjuud täna sellise väikese videomeenutusega ajast, mil ei olnud koroonast veel mitte mingit kõssi ega kõffi ja inimesed said täiesti vabalt ringi liikuda, gruppides sporti harrastada ja nii edasi. Kuidas on nüüd olukord meie spordiga siin Viimsi vallas seoses selle väikese kuid vastiku viiruse mölluga? Tegelikult arvan, et üldine olukord on võib-olla isegi parem. On tunne, et inimesed liiguvad rohkem. Kahju on jah sellest, et ei saa teha veel ühistrenne ja väga palju võistlusi on ära jäänud see kevad. Aga üldiselt tundub isegi oma tutvusringkonnas ja Erki meie oma küla vahel. Ma vaatan, et inimesed, kes varem ei kõndinud nii-öelda sportlikul ja tervislikul ajendil, on ikkagi natuke rohkem liikuma hakanud ja terviseradadel käis ikkagi korralik sagimine juba esimestest karantiinipäevadest saati. Inimesed on ikka loodetavasti ikkagi vähemasti selle karantiini või eriolukorra ajal ka sportides välistingimustes ikkagi pidanud kinni nendest reeglitest, mis on siis valitsuse poolt meile ette antud. Aga küsiks võib-olla ka sinu käest ka sellised asju, et millised üleüldse on meie viimsilaste sellised lemmiktegevused, mis on seotud siis kehalise aktiviteediga? Nüüd neid lemmiktegevusi selliseid on väga raske üles lugeda, eks neid on sama palju ka erinevaid inimesi. Aga mida võib öelda, on Viimsis väga populaarsed juba traditsiooniliseks saanud 2 rahvaüritust, mis siis sellel aastal tegelikult juba 17. mai oleks pidanud toimuma 34. Viimsi jooks, mis me tänaseks oleme nüüd edasi lükanud ja välja lubanud hetkel kuupäeva 27. september. Et ma väga loodan, et see olukord nüüd ikkagi niimoodi vaikselt stabiliseerub, et septembris ka kõik sellised massiüritused lubatud on. Ja sellel aastal on Viimsi jooksul plaanis ka veel noorte jooks eraldi Karulaugu terviserajal, lisaks siis pikkadele distantsidele ja laste jooksule. Ja teine selline traditsiooniline üritus Viimsi rattaretk. Siis juuni alguses oli plaanitud rattaretk Naissaarele
et sellega nüüd tänu eriolukorrale on ka väike muudatus, et rattaretke kindlasti kevadel ja kindlasti ka päris südasuvel ei toimu, ilmselt lükkub see ka sügisesse ja Naissaarele mineku asemel sooviksime selle rattaretke teha seekord üldse Kiirovi kolhoosi radadel. Ehk siis külastada jalgratastel erinevaid Kiirovi kolhoosi objekte, mis veel siin osaliselt täiesti tegutsevate, osaliselt varemetena, et kuna Kiirovi kolhoos saab sellel aastal ka 70-aastaseks, et siis oleks ühtlasi ka selline ajaloohõnguline ja peatselt Rannarahva muuseumis avatava Kiirovi kolhoosi näitusega seotud sportlik päevaveetmine. Et väga loodan, et selle saame ka kindlasti augustis-septembris millalgi ellu viia. No eks tõenäoliselt ole võib-olla ka mõnevõrra lihtsam külastada Kiirovi kolhoosi ratastega või Kiirovi kolhoosi piirkondasid ratastega, kui rattaga sõita Naissaarele. Ma ei tea, ma laks miskipärast silme ees praegu jooksma, et kuidas jalgratturid siis vee peal sõidavad, nagu omal ajal Jeesus kõndis mere peal. Aga räägime natukene ka meie... Ja, ma kuulen sind. Tahtsin öelda, et kaptenitega olid kokkulepped olemas, et rattad oleksid saanud ka ilusti ujuvalusetega üle, et lihtsalt see Naissaare liivane ratastel sõtkumine oleks olnud natuke teissugune elamus, kui siin Viimsi kergliiklusteede peal vurada. No igal juhul hoiame pöialt, et see üritus saaks toimuma ka Naissaarel, tõenäoliselt juba siis järgmisel aastal. Aga tuleme tagasi ja räägime meie valla Pärnamäe külast, ehk siis peaks olema see meil ju kõige suurem küla vallas. Et kuidas Pärnamäel elu on viimastel nädalatel läinud? Erki, me ei ole veel kõige suurem küla. No, hetkel on ikkagi Randvele küla on rahvaarvult meilt ikkagi natukene veel ees. Aga Pärnamäe külas... praegu ei solvunud. Et nad meist ees on. Sportlikus aspektis on alati. Ei, selles mõttes, et ma ikkagi pean Pärnamäe küla suuremaks. Meil on salaelanikke, ma ütlen sulle. Saladuskatte all. No selge. Pärnamäe külas on tegelikult olnud see isolatsiooniaeg suhteliselt rahulik ja ei ole küll kusagilt tulnud mingisuguseid selliseid suuremaid arusaamatusi, korrarikkumisi. Ainus asi, mis on päris palju ja hetkel ikka veel natuke segadust tekib, oleme küll Google'iga üritanud siin mitu korda ühendust võtta, on Soosepa matkarada. Ja paljud koolid tegid ka lastele Soosepa matkaraja peale nii-öelda kehalise kasvatuse liikumistunde, et otsisid lapsed seal QR-koode ja nii edasi. Ja kui inimesed tulid Google Mapsi järgi otsima Soosepa matkarada, siis nad tegelikult jõudsid eramaale, et siinkohal see väike probleem, et Soosepa matkarada saab ikkagi alguse väike lasteaia juurest, kuhu on hea autot jätta ja sealt ilusti otse üle silla saab ka matkarajale. Et Soosepa raba on küll viimsilaste poolt üles leitud tänu sellele koroonakriisile. Et selliseid rahvarändeid ei ole seal kunagi olnud. Millised põnevad plaanid veel on meil seoses Pärnamäe külaga? No näiteks ju seesama Vehemaa tee ääres olev veehoidla, et sellega seoses oli ka ju päris huvitavaid plaane siin mõni aeg tagasi. Jah, sellega seoses on endiselt palju huvitavaid plaane. Siin tahaks tegelikult tänada valda selle eest, et hetkel ehitatakse Soosepa mänguväljakule valgustust. Ehk siis just sügisel, kui pimedad ajad jälle tulemas on, siis on ilus tänavavalgustusega projekt valmis ja see koht jälle natukene selline turvalisem ja viisakam. Aga mis puudutab nüüd seda veehoidla ümbrust maad, siis sinna tänaseks oleme paigaldanud meie külalipu, mis sai juba aasta alguse seisatud, aga sinna oleks plaanis. Siin on mõtteid olnud igasuguseid, aga tänu sellele, et ei toimunud ka nüüd kevadel suurt külakoosolekut, ühtlasi jäävad ära ka külavanema valimised maikuus, et kõik lükkub nüüd natuke edasi, aga tahaks rahvaga veel korra seda arutada, et on siin käinud igasuguseid mõtteid, et tahaks tekitada ühte väikest külaplatsi sinna ikkagi. Tänaseks on see maa külaseltsi kasutuses, et kas siis läbi on käinud nii välivõrkpalliväljakud, külakiiged, et oleks sellist tegevust noortele ja täiskasvanutele ja midagi, mida Soosepa mänguväljak hetkel ei paku. Kas seal veehoidlas saab tulevikus ka kergeid vanne võib-olla ette võtta, supelda? Sellega läheb veel natuke aega. Okei, väga hea. Et see veehoidla tegelikult
jah. Aga meie Pärnamäe küla on ju hästi tuntud ka selle poolest, et inimesed hoiavad kokku ja võtavad ühiseid ettevõtmisi ette nii siin erinevate talgute näol kui ka koos naaber Lubja külaga oleme pidanud ka jaanipäeva, et kuidas nüüd on see eriolukord mõjutanud selle aasta just nimelt selliseid plaane, et kas meil siis, ühesõnaga küsin otse välja, kas pidu saab või ei saa? Ei saa, Erki. Et sellel aastal suurt jaanipidu ei tule. Et see on nagu tänaseks ilmselt päris kindel, et see aasta peab igaüks oma aias pidu pidama ja võib-olla saama siis tuttavaks 10 inimest hetkel veel võib, ilmselt see olukord ka vähe paraneb, et oma naabritega ja üleaedsetega, aga jah, päris sellist suurt jaanitult see aasta ei tule. Ära jääb kahjuks ka juuni alguse Pärnamäe küla lastepäev, kus on iga aasta üle 300 lapse. Et sellised suurüritused hetkel küll, jah. Loodame, et selle lastepäeva saab äkki samamoodi sügise poole. Meil on ju Pärnamäe külas välikino, mis on väga populaarne olnud 2 aastat. Et võib-olla saab selle välikilo koos lastepäevaga sinna augustisse lõpuks ikkagi ära teha, aga jah, praegu on päris raske öelda, mis see olukord selleks ajaks on. Aga ei, me ikkagi loodame, et inimesed nüüd kõik mõtlevad, istuvad kodus ja siis järgmine kord, kui me teeme selle üldkoosoleku ja saame kusagil kõik koos istuda, siis hästi palju tuleb neid häid uusi ideid, mida kõik on kodus üksinda välja mõelnud. Kindlasti. Ja rääkides veel natukene üldisemast spordipildist, ehk siis tuleme tagasi sinu tegemiste juurde seoses Viimsi jooksu ja Viimsi rattaretkega, mis on tõepoolest siis sellised ühed tuntumad ja suuremad rahvaspordi ettevõtmised, aga tegelikult on ju meil ju Viimsis veel erinevaid üritusi ja küsikski võib-olla su käest, et kas on meil Viimsis ruumi veel uuteks üritusteks, spordiüritusteks sinu arvates, et millised spordialad või millised spordisündmused võiksid veel toimuda meil? Ma arvan, et alati on ruumi uuteks üritusteks ja nii palju, kui me ise oleme Viimsi spordirahvaga katsetanud, et oli see Randvere rattakross eelmine aasta esimest korda, kahjuks nüüd aprillis teine rattakross jäi ära, aga loodame, et ka see saab see aasta veel toimuma. Et üritasime ju talvel seda Tädu öömaratoni suusas teha. 2 aastat oleme üritanud, kahjuks ei ole lund tulnud. Eelmine aasta sügisel toimus jooks, rullsuusk, et tegelikult ma siinkohal võib-olla kutsuksingi üles, et meil on ju päris palju rulluisutajaid. Küll sõidetakse nii-öelda saateautode taga üksi ja kahekesi, tehakse igasugust muud pulli, aga rulluisutajad võiksid samamoodi, kas siis Viimsi spordiga ühendust võtta või ise kuidagi koguneda, et ühiseid trenne teha. Et ütleme nii, et koos treenides motiveerib ikkagi päris palju ka neid inimesi, kes võib-olla muidu üksinda töölt koju tulles, ise tead, Erki, kui lihtne see on, kui sa diivanile maha istud, kõhu täis sööd ja siis on nagu läbi tänane päev. Aga kui sa oled ikkagi kokku leppinud ja tugitoolisportlasi võiks vähemaks jääda. Kusjuures ma arvan, et selle koroonakriisi aeg on tugitoolisportlasi vähemaks jäänud. Ma tean ise päris mitut. Tervitan siinkohal kõiki neid, kes on liikuma hakanud. Et jah, see, kui sa oled ikkagi kui sa oledki seal kusagil chatis või ühise üritusel ja sa tead, et me ju leppisime Erki kokku, et me täna lähme sõidame, jookseme, kõnnime, mida iganes. Et siis sa ju tegelikult tuled, sest et vastasel juhul keegi meist helistab sulle 5 minutit enne trenni algust, et kus sa oled. Et see selline ühtsuses peitub jõud, et see tegelikult töötab. Vot nii. Selge, aitäh sulle, see oli meie saate 4. ühtlasi ka viimane külaline, ehk siis Siiri Visnapuu, mittetulundusühingust Viimsi Sport ja ka Pärnamäe küla vanem. Aitäh Siirile! Selline saigi tänane saade, mis oli siis 5. Viimsi Viva virtuaalklubi saade, mis sündis tänu koroona eriolukorrale ja mis loodetavasti on teile korda läinud ja selle saatega me plaanime jätkata vähemalt maikuu lõpuni, aga minesad ja võib-olla ka kauem. Head sõbrad, Viimsi Viva virtuaalklubi järgmine saade toimub nädala pärast, ehk siis neljapäeval 14. mail ja selle me pühendame meie valla 101. sünnipäevale. Nimelt esmaspäeval saab siis Viimsi vald 101 aastaseks ja seoses sellega teeme ka üleskutse, et proovime luua uue traditsiooni. Nimelt juba esmaspäeva õhtul siis oma lähedaste keskis proovige tähistada meie valla sünnipäeva. Tehke sellest võib-olla mõni video või pilt, saatke see meile aadressile
milleks on siis viva.festival@viimsi www.ee ja mine sa tea, võib-olla Viimsi vald 200 nimelisel peo suurel aktusel saamegi siis juba tulevikus, meie lapsed või lapselapsed saavad siis vaadata, kuidas tähistati Viimsi valla sünnipäevasid aastaid tagasi. Samuti tuletame meelde, et olete jätkuvalt teretulnud liituma Viimsi ID-häkkiga aadressil www.viimsiid.ee ja enne kui saadet jääb lõpetama meie järjekordne laulja, tuletame teile ka meelde või õigemini siis jagame ka Viimsi raamatukogu poolt selle nädala lugemissoovitused. Nimelt kindlasti põnevaid raamatuid on siin tuhandeid, aga sellel nädalal võiksite lugeda näiteks Geenius, teadmiste entsüklopeediat, ehk siis rohkete illustratsioonidega faktidest tulvil viktoriini raamat, saate siis nii-öelda seda lugeda ja ühtlasi ka viktoriini mängida. Ja teine raamat on siis suunatud nendele inimestele, kellele meeldib vabas õhus palju ringi käia, eriti metsades. Nimelt siis Puud, salapärased hiiglased nimeline raamat ja kindlasti vaadake ka selle üle. Kes soovite meiega ühendust võtta või on teil mõni idee, mida me võiksime, millised teemad me võiksime meie saates kajastada, siis kindlasti andke meile oma mõtetest teada aadressil viva.festival@viimsi www.ee. Saate videoid saate järele vaadata nii meie Facebookis, Instagrami, televisioonis kui ka YouTube'i kanalil. Mina olen Erki Sarapuu, tänan teid vaatamast ja kohtumisena nädala pärast. Soojust ja maja täis muuretud meelt, headus, lootus ja loovus ja kaaslane hea eluteel. Soovida kaunimat teal ma ei tea. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmu su silmade jagada tundeid ja naerd üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Koos me iga päev loome oma maailma siin. Väikesed asjad, mis teeme, suureks muutuvad nii. Soovida kaunimat teal ma ei tea. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmu su silmades, jagada tundeid ja naerd üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Viibid sa kaugel, see mu mõtetes sind eemale ei vii. Tean ju, et sealgi oma hinges oled siin. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmu su silmades, jagada tundeid ja naerd üks naer. Kingitus kauneim on koos.